tänane teekond peaks viima vaatama üle Potsdami linna. Olen Potsdamis käinud, ütleme siis niiviisi, sellel sajandil. Et oleks kena need ilusad lossid taas üle vaadata ja natuke linna peal jalatada ning kasulikku informatsiooni ka. Berliini ühistranspordipilet, kui sa oled ostnud A, B ja C tsooni, kehtib kenasti ka Potsdamis. Proovime selle järgi. Vaatame, kas see tegelikult ka niivis on. Kalduvus nagu ootamatult hakata rääkima. Aga ikkagi võib ju rääkida ka midagi, sest praegu oleme jõudnud Potsdami. Väike rongisõit ja juba Berliini keskusest Potsdami vähem kui pool tundi. Ja kohe-kohe hakkan valmistuma esimeseks toiduvideoks, esimeseks toiduvaateks, sest ostsime sellist ehtsat saksa hommikusööki nagu Bismarcki ja Hackpeeteri võileivad. Ja vaatame, kui me leiame mingi sobiva koha, kus need siis ära proovida. See tuleb üsna radikaalne, ma olen enam kui kindel. Ja võib-olla üldse see tuleb nii radikaalne, et postitame selle veel kõige pealt. Sest need ei ole nagu päris tavaliselt, et Bismarcki võileib on lihtsalt heeringa võileib, selles ei ole midagi erilist. Aga Hackpeeter on ju teadepärast toore sakkliha ja erilise sellise saksaliku põnevust pakkuva, kuidas öelda, nagu pöördega või on tegu siis seahakklihaga, mida nüüd ju päris mõistlik ei oleks toorelt süüa. Mingi põnevus on siin ka. Täna koptereid lendavad, rongid on graafikust väljas, aga selle kohta praegu nagu väga midagi ei oskagi öelda. Aga sobiva koha, sobiva istumiskoha otsingud kindlasti veel jätkuvad. Spetsiifiline toiduvideo, siis kohe siin üsnagi kaunis ümbruses, rahulikus hommikutunnil. Selline ehe saksapärane hommikusöök. Alustame lihast. Hackpeeter, jah. Siin siis on väike võrratu võileib. Ja ütleme siis niiviisi, tegu ei ole mingi unikaalse asjaga, vaid tõesti ikkagi reaalselt tarvitatakse hommikusöögiks. Ja me ei hakka ka siin häbenema, vaid maitseme ta nüüd ära seda protsessi. Vast filmima ei hakka, aga ühel hetkel siis, loodetavasti see tagajärgede video ei tule nagu kuskilt meditsiiniasutustest. Tagajärgede video, ei mingit tagajärgede videot kindlasti. Mis kuradi jutt see nagu on? Alustame uuesti, see läks nüüd nagu natukene puusse. Nii, ja siin on nüüd siis juba natuke tavalisem, mitte päris kõige õigemas vormis Bismarcki võileib. See on nüüd see kehtne preisitoit, heeringa võileib, mida võiks veel tahta. Ja hommikusöögiks, ma arvan, et absoluutselt ideaalne. Ja asume maiustama.
Potsdamis ikka on seda asja, näiteks leidsime siit ühe sellise tõesti toreda mosaiigi. Ja noh, ütleme siis niiviisi, et need ei ole läänelikud väärtused, mida siin meile pakutakse, vaid siin on ilmselgelt võimalik natukene aimu saada ideaalidest, mis olid olulised Ida-Saksamaal. Ja siis ausalt öelda ei ole tegelikult aimugi selle mosaiigi võimalikust ajaloost, aga võib-olla uurime selle järgi. Mine sa tea. No, näete, siin on sellised üsna julgetuljed kujutised rahu nimel, lennumasinad taevas, kõike sellist ja vaatame siin natuke ringi. Potsdam jah, kaardilt võib ju tunduda nagu väike, aga tegelikult ei ole mitte mingis mõttes tegu mingi külaga, vaid sellise üsnagi suure, ütleme siis linnalise asulaga. Ja siin on siis mõningaid selliseid ilusaid asju, mis on siis kirikutornist pärit. Nad on siia alla toodud, kus inimesed vaatavad ka. Ja sellist arhitektuurilist omapärasust siin kahtlemata jätkub. No, põhihitid on veel ees. Tuleme nende juurde ka kohe varsti. Potsdam jätkab üllatustega. Ja vaatad, et asi läheb juba vahepeal päris nagu lagedaks. Ja siis. No näete. Aga enne kõike kellelgi on tulnud mõte, miks mitte üks obelisk. Ja obelisk siin on, mis pagana hieroglüüfid, mis siia peale on tekitatud. Mine nüüd võta kinni. Ja siin ta niiviisi seisab, mis on selle meistri mõttes, kes selliseid obeliske teeb. Siin on siis väikesed juhendid ka, kuhu veel võiks välja jõuda. Nagu näha, me ei ole põhiasjadest enam üldse kaugel. Vaikselt siin edasi tiksudes. Ühistranspordiga jah, ei ole praegu veel jõudnud sõita. Aga küllap leiame selle üles toredad vanad tuttavad trammid siin ka liikumas. Ikka sellist väikest idabloki vaibi leidub. Ja ei saa kuigi kaugele jõuda, kui jälle tuleb vastu sellist huvitavat tänavakunsti. Kunstiline kasutatud riiete konteiner siin. Palun, aga näete ka Potsdami jõehobul. Ja siin toimetavad. Ja mitte kaugel. Ilmselt on tegu piisanitega. Piisanid Potsdami tänaval. Potsdami õdus linnakeskus. Inimesi kõndisime just mööda Schopenhaueri tänavat. Mis me veel näinud oleme? Mis on jäänud silma ette? Kuidas Potsdam tundub? Potsdam tundub üllatuste rohke. Iga nurga peal on midagi sellist, mida just ei oota kohe. Näiteks vaata see must kotkas, suur kuju, kes oli pandud sinna puuri. Puurist kotkas? Ja päike oli ka puuri pandud. Ja seal taga oli siis nõukogude aegne sotsialistlik mosaiikpilt. Sõnaga, Potsdamis nad ei karda kummalisust, nad ei karda seda. No, et siin võib kohata kõiksugu selliseid asju, mille peale nagu ise lihtsalt ei tulekski. Ja näiteks pöörama kaamera ringi siin koht. Neil palun väga
Brandenburgi värav. Ma praegu muidugi lähenen kõige mitte sobivamalt nurgalt. Mitte mingist ilmet siin ei jää. Aga segadust ilmselt võib tekitada küll, sest Brandenburgi värav loomulikult on ka Berliinis. Aga palun väga, ühe sellise on nad teinud ka Potsdami jaoks. Ja siin siis tõesti ka juba selline linna süda. Vähem siia oleks tegelikult pidanud kuidagi jõudma, aga me valisime sellised kõrvaltänavad ja nägime näiteks tõesti Schopenhauerit tänavat ja sattusime sellisesse veidike nagu Ida-Saksa mälestuste radadele, ütleme nii. Vaata kella ära, kui on see kaev. Kas on kell või kaev? Midagi sellist. Kultuur erfaaren. Kultuuri tahaks ikka ja tundub, et ka siin on nagu kehakinnituskultuuri. No tõesti, miks me ei tulnud seda tänavat mööda? Aga me jõuame siit kahtlemata veel oma sammud seada. Kant on neil jah, teada-tuntud trendimees. Aga selline siis Potsdam ja nüüd lähme, ei hakka neid kohvikuid praegu külastama. Vaatame siis seda väravat ka veel. See uhkem külg on teiselt poolt. Aga lähme jalutame läbi. Ja siis peaksime leidma loomulikult juba ka lossid. Küsimus siin tekkis meil, et miks oli riigipäeva, kohalik riigipäeva hoone peal teises keeles kirjutatud, kes on ja mis keeles see oli? See tundus nagu poola keel ja mina ise pakuks, et švaabid, et siin švaabid või vendid või kes iganes siis see slaavitõugu põlisrahvas kunagi elas. Aga no targemad äkki oskavad vastata, nii et palun lahkelt võib selles osas valgustada, et miks siis just Brandenburgi liidumaa maapäeval on selline kakskeelne kiri. Ja siin läheb nagu päris õdusaks. Liigume siis juba suurte parkide poole. Just oleks sattunud Itaaliasse, mis iseenesest ei ole ju kunagi paha. Ja sellist Itaalia vaimustuse jälgi on siin näha küll, aga ennem kui sinna parki läheme, loeme ära ka pargireeglid, park rules. Ordung peab olema, ärme nende reeglite vastu hakka siin eksima, aga park iseenesest on valdav muidugi siin. Ei ole üldse mingit küsimust. Ei tohi juua vett siis purskkaevudest. Purskkaevust vett ei tohi juua. See on kõige üks olulisem. Väga oluline asi. Ärme seda tee. Ärme lase teistel ka seda teha. Nii, aga ma usun, me oleme valmis parki sisenema. Reeglid on selged. Läheme edasi. Ja UNESCO World Heritage sait on, eks see. Nagu me näeme. Aga ei näe seda, et siin oleks kuskil nagu märgitud. Et siin oleks kuskil märgitud, kus me üldse praegu oleme. Täitsa selline nagu ükskõikne selles osas. Brandenburger Tor. Me arvatavasti me oleme kuskil siin, just. Siin. Ja väravad on korralikud, peab ütlema. Viimasel on Eestis ka hakanud tekkima sellist nagu natuke väärikamat väravakunsti. Palun, võtke eeskuju. Selline peab olema korralik värav. Ja siin on nüüd neid vaateid. Kogu seda pargis tiksumist võib-olla ei hakka filmima.
Neid on teisigi salvestusi, aga ehk siis losside juures korraks vajutame jälle kaamera sisse. Sest tõesti, siin on tore olla tegelikult. Potsdam on väga mõnus, rahulik linnakene ja siin ei ole turistide üleküllust ja ei ole üldse eriti midagi sellist, mis nagu võib-olla võikski täiesti siin olla. Ma arvan, et turiste mahuks siia veel väga palju rohkem ja Berliinist tõesti alla poole tunni. Miks mitte väike külastus ette võtta. And then another place where he the orange tree, yeah, orange tree. Yeah. And then Ja ongi Sanssouci. Muretu loss. Või kui see loss oleks Venemaal, oleks tema nimi Bez Problem. Aga siin siis on rahvast tulnud seda kõike kaema. Ei saa jätta ütlemata. Üks väga kena ja armas koht ja tõesti vägagi rahvarohke on siin täna. Alguses see nii ei tundunud, aga praegu on inimesi päris palju. Ja mis on tore? Mis on tegelikult ikkagi tore. Ja taas saab ringi rännata ja kaeda kõike seda toredat ja ilusat, mis Euroopal on pakkuda.
näha saksa väikest raamatuvalikut. Ütleme tõesti kõrgkultuur. Tänaval müüakse Willem Bode kirjutatud Goethe elulugu 3 euroga. Siin ilusad sisukad raamatud vanast Egiptusest. Ja kui me lähme siit natukene edasi, Solženitsõnit on ja leiame siit ka päris väärika Lessingi teose. Ikka kõik 3 euro eest, nii et see on nagu päris ütleme siis niiviisi, kõrgkultuur on päris kättesaadav ja lausa tõesti nagu ihaldusväärselt kättesaadav, kes jõuab seda kõike ära tassida. Ja siin kohe kõrval võrdluseks 3 euro eest saab ka näiteks karrivorsti, aga friikartuleid enam ei saa.